Nüüd pöördume Gaza sektori juurde. Relvarahu Gazas püsib, kuid vaevu. Ja Iisrael teeb väga selgeks, et jätab endale õiguse rünnata kõiki, keda peab ohuks, olgu relvarahu või mitte. Iisraeli õhurünnakud on viimase 2 päeva jooksul tapnud Gazas vähemalt 10 inimest, teatavad kohalikud tervishoiuametnikud ja Hamasiga seotud uudistekanalid. Samal ajal on Hamasi juhid lõpetanud Kairos järjekordse läbirääkimiste vooru Trumpi rahuplaani teise etapi rakendamise üle. Allikate sõnul oli edusamme vähe ja mõlemapoolne sügav usaldamatus. Soovin selle teema juurde tagasi pöörduda meie stuudios olevate külaliste poole. Tiit, me oleme näinud neid teateid, et Iisrael Jaakov on relvarahu ajal sihikule võtnud Hamasi komandore. Samuti teate, relvarahu kohaselt pidi Iisrael kontrollima vaid 53% Gaza sektorist. Teadete kohaselt on see number nüüd tõusnud 60%-ni. Mida me selle kohta teame? Ja mis on Iisraeli õigustus nende jätkuvate rünnakute osas, mida peetakse ja mida Hamas nimetab relvarahu rikkumiseks? No, Trumpi plaan keskendus täielikult Hamasi desarmeerimisele. Hamas teeb täpselt vastupidist. Nad üritavad uuesti relvastuda. Ja paljud sihtmärgid, mida Iisraeli kaitsevägi on tabanud, ongi terroriorganisatsiooni liikmed, kes tegelevad täpselt sellega. Üritavad droonidega Siinaist relvi sisse smugeldada, püüavad taas püstitada lõhkeainete tehaseid Gaza piirkondades, mida Hamas kontrollib. Seega on just Hamas see, kes rikub Trumpi plaani ilmselgelt. Ja Iisrael on kogu aeg öelnud, et kui Hamas ei desarmeeru, mida ta ilmselgelt kunagi ei kavatsenudki teha, siis tegutseb Iisrael nii, nagu ta õigeks peab. Praegu on see siiski väga madala tasemega konflikt, sest Iraani ja Liibanoni suunad on hetkel Iisraeli kaitseaparaadi prioriteedid. Nii et põhimõtteliselt näeme me igapäevast Hamasi terrori sihtmärkides sihipärast kõrvaldamist. Mõned neist on Nuhba terroristid, pataljoni ülemad, snaiprid, isegi rahasmugeldajad. See kõik on seotud reageerimisega luureannetele relvarahu rikkumiste kohta. Ja mõned neist terrori operatiivtöötajatest osalesid ka 7. oktoobri veresaunades. Kuid lõpuks on meil palju suuremad strateegilised küsimused. Praegu on Lõuna-Gazas käimas projekt, mille eesmärk on luua pilootala, kuhu Gaza tsiviilelanikel oleks alternatiivne võimalus kolida, seal asuvatesse Haagis suvilatesse. Me pole veel sinna jõudnud. Aga idee on selles, et tekiks kiusatus proovida hakata Gaza tsiviilelanike Hamasi tsoonist välja viima. Kas see oleks siis üldine suund või tahavad paljud Iisraeli kaitseväest tegelikult sõja lõpuni viia, mis tähendab ülejäänud Gaza sektorisse sisenemist. See tähendab siis Gaza keskosa ja Gaza linna. Hamasi kontrolli kõrvaldamine ja seejärel mingisugusele võimule üleandmine. See saab olema kas üks või teine, aga see ei juhtu üleöö ega homme. Sest teised 2 piirkonda on Iisraeli ressursside mõttes endiselt palju olulisemad. Nii, et Dan, ma tahan kiiresti sinu poole pöörduda. Ilmselgelt keeldub Hamas relvi loogutamast, mis pole üllatus. Iisrael ei tee sõjajärgse plaaniga täielikku koostööd. Ja siis need Kairo kõnelused ei vii absoluutselt kuhugi. Kas Trumpi Gaza rahuplaan on tegelikult plaan või on see praegusel hetkel lihtsalt tühi jutt? Ma ei tea, tõesti ei tea. Ma mõtlen, Trump ütles, et Hamas nõustus relvad maha panema. Et nad nõustusid tema plaaniga, mis sisaldas seda kui võtmeküsimust Iisraeli vaatenurgast. Ma ei kuulnud kunagi, et Hamas oleks nõustunud. Nagu Jaakov ütleb, pole sugugi üllatav, et nad püüavad seda tingimust vältida ja tegelikult taas relvastuvad. Palju sõltub sellest, mida me järgmisena teeme. Ma olen oodanud, et midagi tehakse, aga ameeriklased ei ole selle nimel juba 7 või 8 kuud midagi ette võtnud. Ja ilmselgelt on neid seganud Iraani küsimus ja muud teemad. Kuulge, ma tahan öelda midagi tänase operatsiooni kohta. Ja Hamas pole relvi maha pannud. See on kohutav. Jah, oleks suurepärane, mitte ainult neutraliseerida Hamasi liikmeid, kes üritavad relvi smugeldada, vaid ka luua plaan, mille abil võib-olla elanikkonnal lubatakse Hamasi alalt lahkuda. Ja siis Iisrael lõpetab töö piirkonnas, kus tsiviilisikuid enam pole. Olen kindel, et Hamas püüaks seda takistada, aga vähemalt oleks see mingi plaan. Aga siin on see, mis ei ole plaan. Ma usun, et Iisrael on pärast selle kokkuleppe jõustumist tapnud umbes 1000 tsiviilisikut. See ei ole plaan. Ma olen juba aastaid väitnud, et tsiviilohvrite vältimine Gazas ei ole ainult moraalne kohustus ja juudi kohustus. See on ka poliitiliselt ja geopoliitiliselt tark. Ja kõik need karmid mehed nendes telekanalite stuudiotes nimetavad mind naiivseks, sest väidetavalt pole alternatiivi ja see on tegelikult vastuvõetav suhtarv ning kogu see muu jama.
sest nüüd on kõik ärritunud millegipärast, mis on Iisraeli jaoks isegi strateegilisem kui Hamasi kõrvaldamine. Nimelt see, et USA toetus Iisraelile on tõsises ohus. Ja see on otseselt seotud mitte ainult nende pahatahtlike propagandakampaaniatega, mida Iisraeli vastu korraldatakse ja mis on nii ebaõiglased, vaid ka sellega, et Iisrael tappis 10 000 tsiviilisikuid ilma vabandust palumata. Nii et täna on olukord selline, et armee pole vastanud. Kõige arusaadavam vastus, mida ma kuulsin selle kohta, miks täna hulk Gaza elanikke tapeti, tuli Jakob Lappinilt kanalist I24 News English. See on hullumeelne. Armee ei selgita, mida ta teeb. Õige. Ja see on nii tohutu avaliku diplomaatia läbikukkumine. Ja tõesti, kui ma räägin diplomaatiast, siis peaks valitsus selgitama, mida nad lasevad armeel teha, sest see põhjustab Iisraelile mõõtmatut kahju. Mitte ainult enamik vabariiklastest kongressi liikmeid, usun ma, hääletas täna Iisraeli vastu, et kongressis märku anda. Vaid me kuuleme ka sarnaseid nurinaid Iisraeli vastu vabariiklikus parteis. Ja küsitlused näitavad, et enamik alla 50-aastaseid inimesi Ameerika Ühendriikides ei toeta enam Iisraeli ning toetavad rohkem palestiinlasi. Hamas või mitte Hamas, see polegi peaaegu oluline, see on katastroof. Ja iga kord, kui tsiviilisikud Gazas hukkuvad, siis iisraellased, isegi kui nad ei hooli, kuigi ma arvan, et enamik neist hoolib, aga isegi need, kes ei hooli, hoolivad tõenäoliselt sellest, et Iisrael kaotab USA toetuse, sest see oleks strateegiline katastroof, tegelikult hullem kui see, kui Hamas jääb Gazas võimule, mis on juba iseenesest halb. Ma mõtlen, et seda, mida sa ütled, on praegu korranud paljud ajakirjanikud üle maailma. Põhiline on ju selge selgituse nõudmine Iisraeli armeelt selle kohta, mis toimub. Vahel ma peaaegu arvan, et ajakirjanikud peaksid olema võimul. Seda ma ei oska öelda, aga nüüd liigume edasi Marokosse. Tahaksin teid mõlemaid väga tänada, et te meie stuudiosse tulite. Maroko on just allkirjastanud kokkuleppe, et liituda Gaza rahvusvahelise stabiliseerimisjõuga, kui see kunagi teoks saab. Ja te võite meenutada, et Maroko on Abrahami lepetega ühinenud riik, mis normaliseeris suhted Iisraeliga juba 2020 aastal. See on ka araabia riik, millel on sügavad sidemed Palestiina asjaga ning kuningas, kes juhib islami koostööorganisatsiooni Jeruusalemma komiteed. Seega, kui Maroko nõustub aitama Gaza stabiliseerimisel, saates sinna sõjaväeohvitsere, politseinikke ja sõjavälihaigla, asetab see Maroko otsekujuneva sõjajärgse korra kestmesse. Meiega liitub nüüd Annette Leevi. Ta on Iisraeli-Maroko suhete ekspert ja endine Iisraeli missiooniliige Marokos. Nii et Annette, kas see tähendab, et Maroko astub nüüd suurema rolli või satub ta lihtsalt väga keerulisse olukorda? Jah, tegelikult arvan, et see on mõlemad, sest juhtrolli võtmine tähendab mõnikord ka riskide võtmist. Aga ma arvan, et antud juhul võtab Maroko kaalutletud riski, sest ta teab, et sellel sammul on üldiselt kindel mandaat tänu tema rollile rahunõukogu ühe asutajana. Ja samuti toetab seda üldiselt rahvusvaheline kogukond. Ja seda rolli mängides saab ta vältida poole valimist ei Iisraeli ega Palestiina kasuks. See tegutseb nagu rahuehitaja ja see on midagi, mis Maroko jaoks on tõesti mõistlik. Suhted Iisraeliga läbi Abrahami kokkulepete. Nüüd liitub see Gaza stabiliseerimisjõududega. Jällegi, kui see teoks saab, sest ilmselgelt on need endiselt vaid teated selle kohta, kas see tegelikult ka juhtub. Kas maas need kaks asja saavad sinu arvates tegelikult mugavalt koos eksisteerida? Või arvad sa, et Maroko roll Gazas tekitab paratamatult hõõrgumist selle suhetes Iisraeliga? Ei, tegelikult arvan ma, et Iisrael näeb Maroko kaasatust Gazas väga positiivsena, sest Marokot peetakse selles piirkonnas üheks tema lähimaks liitlaseks ja sõbraks. Ja selle kohta on ka tõendeid, sest isegi enne seda perioodi ja pärast 7. oktoobrit toimunud sõja ajal Maroko oli üks väheseid riike selles piirkonnas, kellel lubati saata humanitaarabi otse Ben Gurioni lennujaama kaudu. Ja tänu kuninga rollile Al-Qudsi komitees lõi Maroko tegelikult otsese koostöö Iisraeli ja islami koostööorganisatsiooni vahel. Nii et ma arvan, et me näeme, kuidas Maroko võib tegelikult olla sillaks kõigi nende maailmade vahel ja vastuolud saavad Marokos tavaliselt hästi läbi. Maroko saadab sõjaväeohvitsere, politseinikke, välihaigla. Ma mõtlen, see on tõsine pühendumus. See pole kindlasti sümboolne. Mida kuningas sellest saab ja kui palju sellest on seotud Maroko piirkondlike ambitsioonidega võrreldes ilmselgelt tead humanitaarkaalutlustega?
jah, ma arvan, et üldiselt on Maroko piirkondlikud ambitsioonid rohkem suunatud Aafrikale ja Atlandi ookeanile ja Saheli piirkonnale, mitte niivõrd Lähis-Idale. Ja me oleme näinud, et Maroko on viimase 10 jooksul sellest piirkonnast tagasi tõmbunud. Aga ma arvan, et Süürias ja Liibanonis toimunud muutuste, režiimivahetuste tõttu on taas tekkinud huvi selle piirkonna vastu. Ja ma arvan, et Maroko jaoks algab selles osas uus peatükk. Ja ma arvan, et Marokol on ka poliitika, mida nimetatakse konstruktiivseks neutraalsuseks, mida Maroko on ka varem rakendanud. See tähendab, et Maroko ei ole oma neutraalsuses passiivne, vaid kasutab dünaamilisemat lähenemist, et hoida suhteid kõigi osapooltega ja samal ajal kaitsta ka oma huve. Ja lõpuks riigisiseselt on Palestiina küsimus miski, mis on Maroko rahva südames sügavalt juurdunud. Ja ma arvan, et siin on tõeline vastutustunne, arvestades ka Maroko siseküsimusi, eelseisvaid valimisi ja muid tegureid, mis seda pilti mõjutavad. Ja üldiselt... Hästi, Anett, ma tänan sind väga, et meiega liitusid. Väga huvitav oli sinu arvamust kuulda. Aitäh!